Tere hommikust ja rõõmsat ärkamist kõigile. Meil on stuudios juba esimene külaline. Meil on hea meel tervitada stuudios eestlast Rootsis ja ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esimeest Sirle Sööti. Tere hommikust ja head uut aastat. Tere hommikust, head uut aastat. Sirle, kuidas rootslased tavaliselt aastat vahetavad ja vastu võtavad? On seal teistmoodi traditsioonid kui eestlastel on? Ei ole. Me oleme nii lähedased, nii et see on samamoodi nagu meie ikka aastavahetusel väljas. Aga jõuludega küll vist on veidikene teistsugused traditsioonid. Ja no kellaajaliselt nad käivad rohkem öösel kirikus. Aga üldjoontes ikkagi sama, et pereringis, et see on nagu väga püha. Aga mis lauale pannakse? Ja no see sõltub perest ja peretraditsioonidest. Need võivad olla ju ka regiooniti väga erinevad, aga lihapallid on loomulikult nagu meile kõige arusaadavam toit. See on jõulude ajal ka? Ja jõulusink on nagu jõulude aeg. Aga kui rääkida väliseestlaste elust Rootsis tänapäeval, siis milline see on? Kas need kogukonnad on ikka sama aktiivsed, kui nad on olnud läbi varasemate aastakümnete? No see sõltub ju kogukonnast, ehk siis pilt on ju väga palju muutunud, et kui varem, nagu me räägime nüüd raudse eesriide eelset aega, siis seal oli ikkagi domineerisid ju Ameerika, Kanada ja Rootsi. Aga siis teatavasti, kui Eesti on läinud Euroopa Liitu ja liikumine on vaba, siis loomulikult on ju ka väliskogukonnad on muutunud. Teatavasti Soome on meil ju kõige suurem, kus on suurim kogukond, aga kõige vähem organiseerunud kogukond. Siis samas on ju ka Belgia näiteks, Brüssel, seal, kus on Euroopa Liidu institutsioonid. Aga no üldiselt on ikkagi sama jäänud, et kõigest nagu aktiivsemad on jätkuvalt ju Kanada, USA ja Rootsi. Me saame natukene siit ka aimu sellest, kuidas siis Rootsis väliseestlased oma aega veedavad. Mis üritus see täpselt praegu on, mille pilte me näeme? Ja, see on jõululaat. Ja seda on peetud tõesti nagu Aamen kirikus alati. Isegi meil on praegu Stockholmi Eesti majas on remont, siis väiksemates ruumides, aga ikkagi. Aga kas see ikkagi on niimoodi, et igapäevaselt eestlased Rootsis või olgu nad siis kuskil mujal välismaal, kui need kogukonnad on, nad igapäevaselt ajavad oma asju ja siis tullakse ainult niimoodi tähtpäevadeks kokku, olgu need siis jõulud või jaanipäeva tähistamine, või on ikkagi sellist iganädalast, igapäevast omavahel suhtlemist ka? Ja see jälle ju sõltub, eks ole, nendest huvidest, siis meil Rootsis on üliaktiivne kogukond. Et näiteks esmaspäeviti on meil arhiivigrupp, kes vaatab vanu fotosid, identifeeritseb, kes on pildil. Siis teisipäeval on koorilaul, kolmapäeval on koorilaul, rahvatants on seal teistel päevadel. Nii et iga nädalapäev on midagi ja siis on need suuremad üritused, nagu vabariigi aastapäev on absoluutselt kõige olulisem üritus. Jaanipäeva me tegelikult ei pühitse üheskoos tegelikult, erinevalt kaugematest riikidest. Just, sest et rootslastel, ma saan aru, on jaanipäev, nii-öelda jaanipäev, nemad kutsuvad seda küll vist teise nimega. Mina tean ainult ühe õudusfilmi järgi, et see oli Midsommar. Jaa, Midsommar, jooksevad ümber. See näeb teiste kõrvaltvaatajatele ja ütleme nii, et võib-olla lääne poolt tulijatele väga veider välja, mis Rootsis toimub jaanipäeva paiku. Jaa, suured mehed muutuvad väikesteks konnadeks ja hüppavad ümber selle Midsommarstongi. Aga ma pean siiski tulema ka selle vanusegruppide teema juurde, et traditsiooniline arusaam on ju see, et siis kõige aktiivsemad väliseestlased on just võib-olla need eakamad inimesed, kelle seos või side Eestiga on ajalooliselt olnud tugevam, et järjest mida põlvkond peale, et seda vähem räägitakse eesti keelt ja nii, kuivõrd see vastab tõele? See sõltub perest. Ehk siis keele õpetamine algab ükskõik kus riigis, kui kus maal sa elad, see algab ju perest. Meil on olemas üle maailma Eesti koolid ja Eesti koolide võrgustik pühapäevaringid, aga see, mida me saame teha, on ju, me saame inspireerida nagu peresid rääkima. Aga kas nad tegelikult seda teevad, see sõltub siis konkreetsest perest ja nende sidemest Eestimaaga. Kui sageli nad Eestis käivad, kas neil on siin sugulased, tuttavad, mingisugused asjad ajada. Aga paljud need, kes ei käi Eestis, seal me näeme ju seda, kuidas see eesti keel hääbub. Ja kui me räägime ju Kanadast ja Ameerikast või Austraaliast, et sealt on ju väga keeruline tulla Eestisse üleüldse,
nii et see on suur väljakutse hoida alal eesti keelt, aga meil on suurepäraseid näited, kus on mitmekeelsed lapsed. No teie enda eesti keel on ju täiesti laitmata, ma ei tea, mis nipiga. Ja, aga ma teen igapäevaselt tööd, ehk siis tegelikult keel ongi ju selline, rootsi keeles on nagu färskvaara, ehk siis, et see on kergesti riknev kaup. Et kui sa selle eest iga päev hoolt ei kanna, siis tuleb aktsent juurde. Sellega kaua teie olete Rootsis olnud? 21 aastat. Ja kuidas te sattusite omal ajal üldse sinna? No armastuse vägi on üks selline võimas vägi, kus sa teed selliseid valikuid, et kui ma oleksin teadnud, et see kõik nii raske ja keeruline on, siis võib-olla ma ei oleks läinud, aga... Mis on raske ja keeruline siis? Kui sa oled välja õppinud jurist ja sa lähed uude riiki ja sa ei oska selle keelt üleüldse ja sa alustad oma elu nullist, siis see on päris raske. Aga 21 aastat on piisavalt aeg, et leida oma koht ühiskonnas ja olla ka seal ühiskonnas juba noor kohtunik näiteks. No järgmisel aastal 2025, nüüd saab seda öelda järgmisel aastal, eks ole, me peame harjuma veel, et on 2024 ette tulnud. Toimub ESTO taas jälle, tullakse üle maailma kokku, eestlased kogunevad. Kui kaugel te ettevalmistustöödega olete praegu? No, meil on olemas selge selline pakett, ehk siis see algab, me käime ühte jalga laulu- ja tantsupeoga. Ja see on strateegiline otsus, et kui juba tulla, et siis tulla natukene pikemaks. Tulla siis Eestisse? Et tulla Eestisse. Ja me alustame sellel korral Estot Stockholmist, siis me sõidame üle Läänemere, läheme Narva, ja Narvast tagasi Tallinnasse ja siis põhimõtteliselt ongi laulu- ja tantsupidu käes, aga me jõuame teha hästi palju lahedaid asju. Kas on olnud vaja ka võidelda võib-olla väikeste eelarvamustega, mis puudutab just sinna Narva minekut? Et ma tean, et isegi ka siin Tallinnas ka, kui ma käisin suvel Narvas, isegi osad minu sõbrad olid üsna umbusklikud, et kuidas on väliseestlastel? Palju teist pole käinudki Narvas? No sealt ma alustasingi eelmisel aasta suvel, siis augustikuus, et ma läksin ise peakorraldajana kõigepealt Narva, et tunda ise seda, et kas ma julgen seda müüa nagu teistele, kes tulevad kaugelt. Ja see kogemus või see tunne, mida ma sain sealt augustikuus, kui oli ooperipäevad ja oli Vabaduse festival ja see tunnetus seal suvi Narvas, see oli fantastiline. Aga me peame hästi kõvad selgitustööd tegema, sest see tunne ikkagi, kui sa seisad seal Narva kindluses ja vaatad Venemaa poole, see on päris selline erutav. Kas on juba võimalik prognoosida, et kui suur hulk väliseestlasi üle maailma saab olema seotud Estoga? Kindlasti kõik rahvatantsijad ja loomulikult koorilauljad ja kõik nende sõbrad ja tuttavad. Nii et see on nagu meie peamine sihtgrupp, et me teemegi laulu- ja tantsupeoga väga lähedast koostööd, et ergutada kõiki neid välisrühmasid tulema Eestisse. Aga meil on eraldi ka noorte programm, nii et igast riigist saab esindada siis 2 noort, kellele siis makstakse reisid ja nende elamine ja kõik see programm, nii et nad saavad tulla Stockholmi, siis Narva ja siis Tallinnasse. Ja siis sellest tuleb üks vägev pidu. No see 1,5 aastat, mis praegu jäänud on, see läheb lennates ilmselt see ettevalmistusaeg. No, täpselt nii, et isegi 31. detsembril me veel Tartus pidasime korraldajatega nõu, nii et ma tervitan Antsu ja Kalmarit Tartusse, et kes on abilised. Sirje Seet, aitäh tulemast ja edu ja jõudu ja ilusat uust aastat. Aitäh teile ka. Aga meil siin